Paneme uue korstna, teine oli natukene istunud hästi. Nüüd tuleb see uus korsten ja auk tuleb natuke suuremaks teha. Vahetus, punane korsten läheb musta asemel, pikem ja istub paremini ahju otsa. Kus sa oled? Hallo? Ahah, kuidas teil on see? Külm on, tahaks sooja. Ahju see paistab sealt. Ja paneme villa juurde. Palgid on midagi oma elu elama hakanud ja on vahet sisse uuesti tekkinud. Päiksega näeb, muidu ei märkagi. Päiksega tuleb algusest ribukesi võiksid näha täna. Siin on need varatud kuidagi moodi. Noh, ma ei tea. Seias saati on ära. Ühesõnaga, meil on teine öö tuleb nüüd. See on need kõige kõlmemad ööd siin. Viimane jaanuar ja 1. veebruar. Ja panime uue korstna. Natuke oli auk suuremaks teha, diameeter suurem. Ja kuna palk on ikkagi osa märga palki olnud ja vajumisi asju, siis on väiksed tekkinud. See tuleb toppida veel. Väljas 24 kraadi. Sees oli väga mõnus soe. Aga pilud on jah, et neid tuleb natuke toppida veel. Ja meil on siin kenasti kohalike inimeste käest saadud lambavilla ja kõrrel on ka siin, seda me ei topi, sellelt võtame pärast naha maha, et läheb lambavilla toppimiseks. Padi, punane korsten, tuli läks ka all. Selgus, et see ilus punane korsten on ülistinki ja me peame selle lõkkes ära põletama. Nüüd ta on kuum ja meil läheb mingisugune 3 tundi enne, kui me ta kätte saame vähemalt. Tule võtsime alt ära, aga ja nüüd teeme õue lõket. Ootamatu pööre. Tundus, et see on mingi überkõva värv, et see küll põlema ei lähe. Või haisema ei hakka. Hakkas ikka. Me teame siit jalal surnud väikseid kuusekesi pimeda metsa alt lõkke unnikuks ja viskame selle korsteni sinna. Põletame puhtaks. Nii, korsten on lõkke sees. Parimeetrised jalal kuivanud kuused. Selgus, et meile punane korsten ikkagi ei kõlba. Jah, punane oli päris ilus tegelikult sinna tuppa, aga jah, kahjuks see värv ikkagi ei olnud kuumakindel. Nii et haises nagu pöörane ja teeme ta puhtaks. Loodetavasti ta saab siin piisava tule kätte ja saame selle korstna tunni jooksul tagasi panna äkki. See on varjud. Muidu on ju kõik tore, et ilm on ilus ja kohe läheb hästi külmaks ja öö tuleb külm ja me teeme siis teise öö Trepperionnis. Loodetavasti selle korstnaga. Et ei pea vana tagasi panema. Vana on siin olemas, just võtsime ära. Uus on pikem ja istub paremini sinna ahju sellesse lõõri, jah, mis ahjust välja tuleb korstna otsa nii-öelda kinnitus. Et eelmine oli sinna sisse toppisime, lõikasime sälgud sisse ja peksime natuke koonusesse, et mahuks sinna sisse. Nüüd läheb peale ilusti täpselt ja on ühesõnaga natsi suurema diameetriga korsten, et on parem ja pikem ka üle harja, eelmine oli täpselt harjani. Mida siin küpseb? Lükkame üles või? Korstent või? Jah. Ma ei tea, kas see ülemine ots saab ka tulda, kõige ahjupoolsem ots. No praegu ta on siin, aga läks paremaks. No nüüd saab head kuuma, see äkki põletab ära. Jah, on vaja lükata, aga ma ei tea, kas kohe. No laseme veel natuke. Taskust välja ei lenda. Nii pidi.
lükka ülespoole. Keeruta ka samal ajal. Vaata, kui ilus siit juba on. Mõtled sa üldse ületa? Jaa. Värv tuleb maha nii kui nuhki reis. Aga veel on vaja lükata. Jaa. Praegu veel ei lükka või lükkan juba. Oota, ära veel lükka, siit ots on juba enam-vähem. Kusjuures tegelikult ots on ära panenud ilusti. Võid veel lükata isegi. Arvad jah? Jah. No nii. Jaa, siit on ilus. Ots on ära. Pole see 10 minutit, on valmis. Oi jah, kaamera on ammu pikali juba. Algust peale ära otsitud. No vot, korsten on siin sees. Juhu! Näed sa siis, korsten on siit. Ja põletame vähemalt see, mis tuppa jääb, selle osa ära. Jaha, nii ongi ma tarvis, kus ta praegu põleb. Vahepeal siin lihtsalt keerama ja ongi valmis. Ja pool tundi metsa alt lihtsalt murrad, jalal kuivanud noori 2-3-4 meetrisi kuuski. Ja suur tuli olemas, sama ellujäämise olukorras. Pimeda kuusiku all on väga palju jalal kuivanud kuuske ja siuksed kuni randmejämedusi murrab põhimõtteliselt jalalt ära juure pealt. Ja saad hunniku poole tunniga valmis ja suur lõke. Jah, me läksime kummi. Uue lõke ja sealt tuleb täis kuu tõuseb. Tuli põleb. Ja täna panime veel lakke siia, kuna kondensist siit laekilest tuleb aeg-ajalt mõni tilk, siis sai siia see katuse aluskattega angas veel voodi kohale sedasi pandud, et ei ole enam seda muret. Selline voodi, termomeeter, tool, rätsad seina peal ja ahjukene. Ja veel on näitamata siis korsten, mis enne oli punane. Nüüd on puhtaks põletatud, kindad kuivavad, ventilaator vaikselt töötab ja lõhna enam ei aja, nii et kõik tipp-topp ja nüüd on õige korsten ka siin. Enne olid siin vahel pilud, lõikasime sooned sisse, pikkupidi ajasime koonusesse, et ots mahuks siia väljundisse. Nüüd läks ilusti peale sinna ja kõik on õige. No. Mul kinni. Üks ka mängib siin külma ja asjadega, et tahab pirukile jääda. Paneme aagi ka, et saame luku taha panna ennast. Ja tõmbab ukse tihkelt kinni vastu seda karvast kitsenahast ja all on Soti mägiveisest uksele vähpiit. No tõe hetk. Võib seda ühe tiiru veel sisse keerata, siis ta tõmbab veel sisse poole. Kindlasti. Läks õhtusöök potti. Ja nii see elu käib. Voodid. Katuse lisakatte. Laes on üks varulamp veel, aga muidu on siuke tore hämar, soe valgus. Ahjust ka. Lampidest igalt poolt. On ju tore. Selline elu. Puid on, hommikuni jahub.
seda ma ikka ütlema, et hommikuni jagub. No nii. Õhtusöögi aeg on käes, laht on nii, siia läks natuke tuhka. Aga noh, me ei morjendu selle pärast. Ja siis on kondileent kõvasti koos kartuliporgandi, sibula, küüslauguga, mis on otsas. Ja väga tervislik selle pärast, et kondileent. Oota, ma teen ka lopid omale tagasi. Issand, ma hakkan kiilanema siit või? Et kondileemes on väga võimas selline tugiteenus inimesele. Kollageen näiteks koos igasuguste mineraalidega ja korralik puust, kui hakkad haigeks jääma või nõrgaks jääma, siis seda kondi vana hea vaata, et ei ole mingit vitamiini vaja, et siin luu sees on ta ilusti koos sellega kõigega, mis ta kõige paremini imenduma paneb ja vastu võtab kehale, eks ole. Ehk liha kondiga keedetud juba nüüd tänaseks. Eile sai 3 tundi või? Vähemalt. Täna sai veel tund. Ja et see luuüdi ja kõik see hea asi, mis jääb toidust kogu aeg puudu, enam ei tehta seda väga. No, süldist saab ka. Kollageen, väga oluline ehitusmaterjal. Ja lisaks igasugused mineraalid, mis siis haiguse korral ja üldse keha tugevdavad ja vaimu ja kõik juukseid, ma arvan, ja tallaaluseid ja varbaküüsi ka. Et selline tõsine, hästi ära unustatud vana asi, kondileem, et seda tuleb tarbida. Siit sellest tuleb. Jah. Et nõrkenud inimestele ka tihti just seda luuüdi leent ja seda joodeti ja väga kiiresti tuli jõud tagasi. Seda me siin manustame teist päeva. Nii et teist päeva onnis. Ahi kööb siin kuskil. Tuleb oma asju seal. Ja nii ta käib. Võt sedasi. Nii libe värk, Ruuben ja Nele, tulge sööma. Mis süüa on? Kondileem. Lõigata küll. Saab ikka, jah. Kult rukkis. Mader ei ole tal isegi maa all ju. Aga tore pakend, ütleme. Väga tore, kuldne, soliidne. Peremees on sale ja kuidagi. No ma arvan, et tal ei ole väga kaua need hobused olnud, ta ise tõmbas seda alguses lihtsalt. Ja võib-olla ta ei ole rukkist veel kätte saanud. See on ta esimene rukkis, pärast selle rukki sõi ära, siis järgmise koti peal on juba paks mees. No vot, aga meil on teine korts, kondileent, juurikatega. Ja väike leib ka ja... Teine korts või? Jah. Jäi peale. Tahtsin öelda. Ma panen jälle pedaali teistpidi. Nii, see on siin nüüd. Siis on siin see. Ütle, kui sa tunned, et sul ripsmed hakkavad sassi minema. Vendiks töötab? Jah. Panen siia poole. Puhub natuke alla poole ka. Siit ma tunnen seda küll praegu. See vist ei puhu sulle näkku veel täpselt või? Äkki on tunda isegi siin natuke või? See hakkab, kui sa paigal oled, siis ühel hetkel sa tunned seda õhu liikumist. Võib-olla ta lükkabki välja selle külma. Sealt, mis muidu sisse pressiks. Nojah, aga meil on siin tekk ees. Selles mõttes. Meil on jah see, korsten tõmbab väga hästi ja grammigi sisse ei aja, aga meestel on siin oma torud ajavad vahepeal.
ajab sisse vahel. Vingu sisse. Kuule, ma pean seal üleval elama. Kui sul siin mingi kuradi kahur kogemata teeb mingi asja, siis mina saan tule omale. See tuleb kõik üles. Elu käib, kõik on aus. Päris elus. Aurupidu. Valmis. Vaatab palju külm on väljas. Jah. Läbe. Opadi. Oi. Vapsti. Panime siia natuke eemale, et onni soe peale ei tuleks. Nii. Mis ta räägib siis? Kus on pühaperse? 25 kraadi. 20 on siin. See väike Jülja. 25 miinust. No jah. Palju oli? Miinus 25. 25 või? No, eilne läks üle 1 kraadi. Noh, enam ei lähe siia. Läks. Kuupsu tõmmanud külmaga. Häh? Pane siiver kinni. Uusega lukku. Ei saa ju väga. Saab seal. Sibul lõhna tegime. Aga menek. Oodi tehtud ja see tüüp on seal veel midagi ta ragistab. Hommik. Teine ööbimine sai nüüd läbi. Tuli kustus peaaegu alt ära, ei viitsinud mehed siin kütta. Aga eile sai siis korsten uus ja täna on ka uus päev. Täna on esmaspäev, tööpäev ja täna on niisugune tore. Mis sa tuiad selle ees? Tahtsin televiisorisse saada. Tore päev, et täna tuleb meile külaline siia varsti juba kohe. Tuleb kanalist Romeo seikleb. Tuleb Romeo, vaatab üle, kuidas see Preerrekoja asi käib ja teeb ka oma debüüt podcasti siin. Et siis on oodata tegelast juurde, ma ei tea, ma korra võib-olla võtan Romeo ka kaadrisse, aga tema teeb oma sisu täna siis rohkem. Mis sa arvad sellest? Mina? Sina, jah? Ma ei tea, ma mängin esimest korda. Ja. Mul ei ole seda podcasti. Ja kuna täna on nii külm ja tipidest tuld ei ole praegu, siis ma arvan, me peame siia tagasi tulema seda podcasti tegema. Sest muidu tal mikker jätub ära ja tuleb mingi kragin teile ainult eetrisse. Vot selline on tänane päeva hommik siis. Ja siis tuleb juba muid töid tegema hakata. Aga praegu on vaja minna koju, teha sinna tuli alla. Ja siis tagasi ja siis juba Romeo. Ja õues on termomeeter, selle vaatame ka veel üle. See vist on olnud. No palju arvad? Nii, õue termomeeter tuli. Sa arvad, palju oli? Ma ei tea, 23. 21. Mis on hea, sa võtad saapad ahju tagant. Paned soojad saapad hommikul jalga. Oi kui head soojad. Ja lähed -100 kraadisesse õue. Põrgu on jääd.